pean 4,5 ise tegema. Mina olen 5 tempomeister ei loe, selge, meil on tempomeister paigas. Reinu polegi. Rein, ei tea, kus Rein? No küll ta tuleb aega peal on. Täpselt mehed otsa täpselt. Ega tea, võib-olla see eilne ilmateade ikka siin ilmateade oli koledad. Ma startisin Vändrast -23 hommikul kell 7. Aga sul oli seal nii küll? 23. Mul oli koduotna peal hommikul vaatasin -10. Siis kurat võtsin ilmateated välja, kõik koduleheküljed valetasid ju. Kõik ilmateated näitasid, et on ikka -20. Nad näitasid nagu eilset prognoosi täna edasi. Aga meil oligi 23. Ma mõtlesin, hommikul välja läksin, mõtlesin, et täna on jama. Siin on kõik okei. Kes siis võitis nüüd? Tugev võitis. Koos. Kuidas siis täna tunne oli? Oli hea joosta? Natuke on pettumus, Sotši olümpiale ei saanud. Ei saanud, jah. Jäid jah nimekirjast välja? Jäime jah. Napilt vist? No jäi jah tegelikult. Olime ära teeninud, mina oma talupoja mõistiga ei saa aru, miks ma ei saanud. Oot, sa olid suusaõpetajale minemas, jah? No mul oli mitu alatöid varianti, suusahüpped või maraton või, aga ei saanud. Aga Lauri, rada libe ei olnud? Ei olnud. Et täna on normaalne. Algus oli rahulikum. Jah, veidi see alguse esimene kilomeeter sammu peal oli natuke pehme. Sama pehme. Oligi plaan nagu koos täitsa algusest lõpuni joosta või? Või sündis lihtsalt tee peal? Alguse see ei olnud, et algus jooksin seal rahuliku pundis ja siis ma tegin vahepeal oma 20 kilomeetrit nagu kiiremini. Et peaaegu 4.20 oli tempo ja siis see umbes viimase 10 kilomeetrit. Võtsin rahulikult tempo maha ja et talvine on nagu nii treeningmaraton, et kevadel tahaks siis... Kus siis aja peale jooksen nüüd? Ma arvan, et kevadel Vändras. Tahaks kuni 2.55 joosta. Väga hea. Palju õnne veel kord. Finisseerib naiste maratoni kiirem Mari Poikov. Palju õnne, Mari. Naiste kiirem. Kuidas oli täna joosta? Raske oli tegelikult. Miks raske? Lumi oli. Lumi oli? Jah. Külm oli ka natuke. Külm ka.